me oleme teinud jah, ma arvan, et ühe suuremat sorti nagu strateegilise vea, et mis oligi see, et me arvasime tarkvara arendust, nagu selle tootearendust, mis meil on, saab sisse hoida nii, et meil on olemas oma nagu selline peaarhitekt või toetus natuke mingil määral peaarhitekt ja ütleme administraator ja et me ostame selle teenuse sisse ja ossimegi. Aga see oli viga, et me oleks algusest peale pidanud looma tegelikult oma tugeva nagu tarkvaraarendustiimi ja kui me oleks seda teinud tüüpi aastal 2002-2003 olukorras, kus tegelikult ei olnud sellist programmeerijate metsikut puudust nagu täna. Et ma arvan, et Margit oleks oluliselt kaugemal ja oluliselt nagu tugevam, kui ta on täna. Me oleme pidanud natuke nagu tagasi minema sinna kohta ja muutma seda otsust ja seda uuesti tegema ja ma arvan, me kaotasime sinna küll ikka sellise nagu hea aasta võib-olla isegi äkki või natuke vähem. Aga mis see teadnud või miks te seda ei taibanud siis teha? See oli hästi vahva õppetund, et kõik nagu sellised juhtimisteoreetilised mudelid esmapilgul tunduvad sellisele võib-olla hästi sellisele üldised või sellised kergelt isegi võõrestavad. Keegi ütleb selle kompetentsimudel. Väga oluline, et Andres, et väga oluline oleks luua teie ettevõttele kompetentsimudel. See kõlab nagu niimoodi, et palun ärge segage mind nagu ebavajalike asjadega, et see ei tundu nagu relevantne. Aga läbi selle ma saan tegelikult aru, millest jutt käib. Selles mõttes, et kompetentsimudel, et sul on strateegiline plaan minna 20 riiki. See tähendab tegelikult seda, et nüüd ma räägin siin oma nagu tõenäoliselt asjad, mis on basic, aga millest siis mina olen nagu aru saanud läbi valusa kogemus on see, et siis sa seod tõesti ära, et need kompetentsid, et see ei ole asi, mida sa lihtsalt kirjutad oma strateegias, sa tõesti läbi mõtlema, et mis on need nagu oskused, mida sul potentsiaalselt 3 aasta pärast võiks vaja minna. Ja kui sa seda tegelikult ei tee, siis 3 aasta pärast sul need oskused ei ole. Ja kui sa seda tippu ei pane ja seda ei tee, siis sul seda juhtub. Ja see oligi see viga, et me nagu panime ta lihtsalt nagu oma kompetentsi püramiidis liiga madalale astmele. Kas see on mingi info puudus või, et natuke otsida seda põhjust või lihtsalt ei taibanud, kogemata ei tähelepanust välja või tundus, et see ei ole sellel hetkel tõesti prioriteet? Kuidas öeldakse, et vist suurem hulk nagu vigades sünnivad nagu selle liigse enesekindluse tõttu või et see on nagu autojuhtimine, et õnnetus hakkab juhtuma ikka siis, kui nagu see tunnen, et nüüd oskame sõita. Ma arvan, et kõige rohkem see oli see. Et meil oli juba selline ärimudel, et kui lahe, et kõik on sisse ostetud ja hästi efektiivne ja ostame selle ka sisse. Küll saab. Et võib-olla nagu, võib-olla oli ta natuke selline hurraa variant, aga võib-olla see on ka nagu kergelt nagu tagantjärele tarkus. Aga kui miks me seda ei näinud või miks me seda teinud, et olud olid sellised ja me ei suutnud nendest oludest nagu võib-olla kaugemale näha. Ja seda kiirustamist soodustas see, et võib-olla me olime natuke sellel hetkel üsna sellised sõidukäes. Oleme praegu ka, et vaatame. Rohkem vigu ei tee.